Tere! Täna räägime Eesti Vabadussõjast ja Tartu rahulepingust. See oli aeg, mil Eesti rahvas pidi tegema raskeid otsuseid ja kaitsma oma värsket iseseisvust. Lähme ajas tagasi üle 100 aasta. 24. veebruaril 1918 kuulutas Eesti end iseseisvaks. See oli suur rõõm, kuid rõõm ei kestnud kaua. Peagi tuli Saksa okupatsioon ja pärast seda hakkas Punaarmee uuesti Eestile lähenema. Eesti oli noor riik, kellel polnud veel oma tugevat kaitseväge. Iseseisvusmanifest loeti ette Tallinnas Pika Hermanni torni all. Paljud inimesed ei teadnudki kohe, et Eesti on iseseisev. Info liikus aeglaselt. – 28. novembril 1918 ründas Punaarmee Narvat. See oli Vabadussõja algus. Eesti ajutine valitsus pidi kiiresti looma oma armee, kuigi relvi ja varustust oli väga vähe. Punaarmee eesmärk oli taastuda Vene võim Eestis. Narva langemine oli Eesti jaoks väga raske hetk. Eesti rahvas ei andnud alla. Paljud noored astusid vabatahtlikud kaitseväkke. Moodustati kuulsad üksused, Kuperjanovi pataljon ja Sakala pataljon. Nende vaprusest räägitakse siiani. Vabatahtlikke tuli ka koolidest ja ülikoolidest. Paljudel polnud alguses isegi vormiriideid. Mindi sõtta talveriietes. Eestit aitasid ka liitlased. Inglismaa saatis Läänemerre sõjalaevad ja relvi. Johan Pitka juhtimisel loodi Eesti merevägi, mis kaitses sadamaid ja toetas maismaa operatsioone. Lisafakt. Briti laevad tõid Eestile ka toitu ja ravimeid. Pitkat kutsuti Eesti mereväe isaks. 1919. aasta alguses alustas Eesti vägi vastupealetungi. Suurt rolli mängisid soomusrongid, liikuvad kindlused rööbastel. Jaanuaris vabastati Tartu. Linn rõõmustas, sest punavõim oli seal kehtestanud range korra. Lisafakt. Soomusrongid olid Eesti sõja üks suurimaid edulugusid. Tartu vabastamine tõstis kogu rahva meeleolu. Paju lahing oli üks vabadussõja raskemaid. Seal sai surmavat haavata Julius Kuperjanov. Kuid eestlased ei loobunud. 1919. aasta juunis toimus Võnnu lahing, kus Eesti ja Läti väed võitsid Landesvehri. Selle võidu mälestuseks tähistame 23. juunit, võidupüha. Paju mõisa pärast võideldi käsitsi ja väga külmas talves. Võnnu lahingut peetakse Eesti sõjalise koostöö näiteks Lätiga. 2. veebruaril 1920 sõlmiti Tartu rahu. Venemaa tunnustas Eesti iseseisvust ja lubas, et ei esita Eestile enam kunagi nõudmisi. See oli Eesti esimene suur diplomaatiline võit. Rahuleping lõpetas sõja ja tõi inimestele kaua oodatud rahu. Eesti delegatsiooni juhtis Jaan Poska. Rahulepinguga sai Eesti ka uusi alasid Ida-Virumaal ja Petserimaal. Tartu rahu oli nii tähtis, et seda nimetati Eesti sünnitunnistuseks. Vabadussõda oli raske, kuid see kindlustas Eesti vabaduse. Tartu rahu näitas, et Eesti suudab ennast kaitsta ja ka rahumeelselt läbi rääkida. Tänu nendele sündmustele sai Eesti hakata üles ehitama oma riiki, kultuuri ja haridust. Pärast sõda loodi tuhandeid uusi talusid ja koolid hakkasid tööle eesti keeles. Eesti muutus rahvusvaheliselt tunnustatud riigiks.